tere! Olete asumas vaatama ja kuulama noortevaldkonna töötajate kvalifikatsiooninõuete teemalist videot. Mina olen Airi Park ja töötan noortevaldkonna töötajaskonna peaeksperdina Haridus- ja Teadusministeeriumis noorte ja andepoliitika osakonnas. Kvalifikatsiooninõuded. Miks me neist räägime? Olete kindlasti meedias tähele pannud mõningaid juhtumeid, kus noortega ei ole käitutud võib-olla kõige õigemini. Ehk et ei ole tagatud võib-olla nende turvalisust piisavalt. Kvalifikatsiooninõuded aitavad toetada turvalisuse tagamist noorte heaks. Lisaks turvalisusele soovime ühtlustada ja tõsta valdkonnas pakutava kvaliteeti. Kvaliteedi tagamiseks ei ole kvalifikatsiooninõuete seadmine loomulikult ainus samm. See on väga kompaktne teema ja kompleksne teema, ehk et kvalifikatsiooninõuded on üks samm kvaliteetse teenuseni jõudmiseks. Kui meil on juba turvaline ja kvaliteetne teenus, siis kvalifikatsiooninõuded aitavad veelgi. Aitavad kutsala professionaliseerumisele kaasa, aitavad leevendada järelkasvu probleeme ja mida me veel tahta võiksime? On ju kõik väga head ja suured eesmärgid ja muutused. Aga mille alusel me siis seda arutelu peame? Kõige suuremaks aluseks on noortevaldkonna arengukava, kuhu said oma sisendi anda selle loomise hetkel kõik soovijad, valdkonnas tegutsejad. Ja ühe tegevusena, mis tuli valdkonna siseste soovide alusel kirja panduna, on erialasele kvalifikatsioonikohustusele ülemineku käivitamine. Seega suur eesmärk, suund on meil ees, annab meile arengukava. Aga andmed, selleks, et mitte kõhutunde pealt mingeid otsuseid teha, selleks on meil vaja andmeid. Meie töötajaskond on väga lai ja väga kirju, aga meil puudub andmebaas täpsema info teada saamiseks. Ja selleks viisime ellu noortevaldkonna töötajaskonna uuringu 2023. aastal. Me saime teada, et valdkonnas töötab ligi 12 300 inimest. Seega, kvalifikatsiooni peale mõeldes me teame nüüd, kes on meie sihtrühm. Ja selleks, et siis seda protsessi paremini planeerida, teiste kogemusest õppida, viisime ellu 2024. aastal järgmise uuringu, kus me õppisime hariduse, sotsiaal- ja treenerite teemal nende kogemusest Eestis ja 2 välisriigi, Malta ja Walesi kogemusest. Ehk et miks leiutada uut ratast, kui olemasolevad on juba olemas üle-eestiliselt ja teistes riikides. Uuringud on tehtud. Mis edasi? Kvalifikatsiooninõuete väljatöötamiseks sai moodustatud töörühm. On oluline, et selles protsessis saaksid kaasa rääkida kõik võimalikud erinevad osapooled, keda nende nõuete seadmine mõjutaks. Ehk et meil oli kokku pandud 15-liikmeline töörühm, kes terve aasta jooksul, alates 2024. aasta septembrist, käis koos, arutles, vajadusele vaidles, aga jõudis konsensuseni. Millised miinimumnõuded võiksid valdkonna töötajatele seada. Me jõudsime ka konsensuseni selles osas, mis on need võimalikud profiilid, kuidas eristada, mis nõuded seada. Profiilidena tõime esile 8 erinevat. Noorsootöötaja, huvitegevuse juhendaja, huvihariduse õpetaja, huvikooli direktor, treener, noorsootasutuse juht, projektipõhine noorsootöötaja, kohaliku omavalitsuse ametnik. Ühe profiilina või ühe ettepanekuna sai ka töörühma poolt tehtud, et noorteühingute riikliku toetuse nõuetesse peaks samuti kirja panema kvalifitseeritud töötaja olemasolu. Selleks, et ka nende ühingutes tehtav tegevus oleks pädev, turvaline. Seega jõudsime konsensusliku otsuseni, mis siis tähendab seda, et ükski osaline ei olnud selles töörühmas ettepaneku vastu, vaid kõik olid kas neutraalsed või poolt. Ja jõudsime 2025. aasta juunikuuks selleni. Mis edasi? Ettepanek sisaldab 2 liiki nõudeid. Ühed on eeldusnõuded. Eeldusnõuded on sellised, ilma milleta ei saa valdkonnas töötada. Nendeks on eesti keele nõue, töörühma ettepanek B1 tasemel, lastega töötamise piirangu puudumine, ehk et võib töötada. Oluline on täisealisus,
Ehk et me ei pane küll ust kinni, et alaealised saaksid ka kogemust omandada, aga nende juures peab siiski olema professionaalne töötaja, kes neid juhendaks ja vastutust võtaks. Ja keskharidus. Keskharidus on tärniga sellepärast, et see on eriti oluline tähtajaliste lepingute puhul, kuna mõningad erialased nõuded sisaldavad ka kõrghariduse nõuet. Ja teine mull ongi erialased nõuded, ehk et profiili spetsiifilised nõuded, millele peab siis tulevikus vastama. Näiteks noortega töötavate töötajate puhul on äärmiselt oluline, et neil oleks pedagoogilised pädevused. Toon siinkohal mõned näited ka profiilide põhjal. Noorsootöötaja puhul lisaks eeldusnõuetele peab omama siis töötaja, noorsootöötaja kutset ja teiseks kõrgharidust. Kõrgharidus ei ole defineeritud, et peaks olema just noorsootööalane kõrgharidus, kuid kutse taotlemise kaudu tõendatakse valdkondlikud pädevused ära. Huvihariduse õpetaja on teiseks näiteks. Huvihariduse õpetaja puhul on asi veidi keerulisem. On ju veel erialased erinõuded. Näiteks muusikaõpetaja peab ikkagi omama ka muusikaharidust, pole midagi teha. Ehk et on sellised erialased nõuded, mida siis saavad tõendada või mille eest vastutavad tööandjad. Ja teine osa sellest erialastest nõuetest on pedagoogilised kompetentsid, mida saab tõendada kahte viisi. Üks on siis läbi pedagoogilise kutse omamise, näiteks õpetaja, treener, noorsootöötaja. Ja teine variant on pedagoogilise kõrghariduse omamine, näiteks õpetaja kõrgharidus. Ehk et tekib viis, kuidas tõendada, et mul on need pedagoogilised kompetentsid olemas. Ja sellisel viisil eeldusnõuded ja erialased nõuded on lahti kirjeldatud iga profiili puhul. Aga kui nüüd on siis ettepanek olemas, tehtud, valdkond on kaasa rääkinud, mis saab edasi? Käesoleval hetkel 2025. aastal toimub uue valdkondliku seaduse väljatöötamiskavatsuse koostamine. Loodame 2026. aasta alguseks jõuda partneritele tagasisidestamiseks välja saata. Ehk et kõik valdkonna osapooled saaksid anda ka tagasisidet, mis on lõpuks sinna VTK-sse kirja saadud. Siin tasub silmas pidada ka seda, et kuigi kvalifikatsiooninõuetes on profiile 8, siis kõik need ei pruugi jõuda VTK-sse ega ka seadusesse lõpuks. Kuna hetkel on olemas koalitsioonilepe, mis on välja toonud kokkuleppe noorsootöötajale ja huviharidusõpetajale nõuded seada. Kuid siiski, VTK-le saavad kõik partnerid tagasisidet anda ja pärast seda algab seaduseelnõu koostamine. Koalitsioonilepingust tuleneva ajakava alusel soovime jõuda seaduse vastuvõtmiseni Riigikogus 2027. aastal. Aga see ei tähenda veel aastanumbrit kvalifikatsiooninõuete jõustumiseks. Ettepanek on, et jõustumisele eelneb 4-aastane üleminekuperiood. Ehk et kui 2027. aastal seadus vastu võetakse, siis nõuded hakkavad kehtima 31. aastal. Ehk et annab natukene ülemineku aega. Aga nii kaua. Me oleme praegu veel mitme aasta kaugusel kvalifikatsiooninõuete jõustumisest. Mida saab praegu ära teha? Kõigepealt on see, et iga inimene, iga töötaja valdkonnas võiks teadvustada iseendale, et me vastutame iseenda enesearengu eest. Ja tööandjad peaksid oma võimalused ja keskkonna enesearendamiseks. On selleks siis kogemusvahetus, täiendusõppe, ülikoolis osalemine, mis iganes töötaja soovib. Kui me räägime seaduslike nõuete seadmisest, siis selleni läheb veel aega, aga iga tööandja, kohalik omavalitsus võib seada ka kvalifikatsiooninõuded iseseisvalt praegu vajalikele töötajatele. Ehk et õigused selleks on igal tööandjal olemas ja paljud seda ka juba tegelikult rakendavad. Lisaks hakkavad siis toimuma ka erinevad pedagoogilisi kompetentse tõstvad koolitused ja jätkuvad ja laienevad eesti keele õppe täiendusõppe samuti, et oleks võimalik nõuetele vastata. Et
töörühma ettepanek ja materjalid on leitaval Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel. Aga niikaua oleme muutustele avatud, võtame seda kui põnevat teekonda ja lähme aga teele.